Täna on käes tutipäev ja lähme vaatame, mida õpetajad soovitaksid abiturientidele ja äkki neil on mõni huvitav lugu rääkida abiturientidest. Mida te sooviksite abiturientidele? Ma soovin, et neil eksamil hästi läheks ja igaüks saaks sellise tulemuse, nagu ta enda jaoks on mõelnud. See oleks kõige toredam. Ma olen praegu nii härras nende pärast, sellepärast, et selles lennus on tegelikult vähe neid lapsi, kes minu külge on kasvanud. Iga aasta muidu on, selles lennus on vähe, aga ma kahtlustan, et need teavad, kes nad on. Et kuidas olla piisavalt nagu soe ja vastutustundlik elus, tahaks ma õpetada nendele, kes kalliks on eriti saanud. Sest nad vahel pakuvad küll väga palju soojust, aga väga vähe vastutustunnet. Aga ülejäänud kõik on täitsa vinks-vonks Eesti keskmised. Et õnne soovin neile ja kirglikku lendu. See lend ei pea olema kõrge, ta ei pea olema uhke, aga sellest peab kirge olema. Abiturientidele soovida midagi, tarku valikuid. Maailm on nii suur ees, et osata valida see, mis on sinu jaoks kõige parem. Mitte alla anda, et kui tundub, et ma ei ole seda väärt või ma ei jõua, et siiski pingutada ja teha. Ja kui sa veel täpselt ei tea, mis sa tahad, siis võta vaba aasta, käi maailmas ringi, vaata, mis on põnevat ja huvitavat, leia ise ennast. Õpi ennast tundma, see on kõige tähtsam. Õppige rohkem ja õigel ajal. Räägime nii huvitav lugu 5. lennu abiturientidest. No 5. lend paistab silma sellega, et nad väga täpselt on teadnud, mida nad teevad. Ja hommikuti, kui me siin Üllega oleme teretanud ja oleme palunud, et sa hakkad hiljaks jääma, siis nad täiesti stoilise rahuga ütlevad, jah, ma tean. Ja meil ei ole selle peale midagi enam rohkemat öelda, kui ta teab, siis ta teab. Ma ei tea, neid huvitavaid lugusid oli, aga mis mind kõige rohkem nagu muigama pani või oli see, kui häda oli ühe õpilasega ja üleüldse õpilastega praegusel lõpetajate seas, kes ei taha koolis käia, ei jõua koolis käia, ei jõua oma UPT-d ära tehtud ja siis vastas noormees klassijuhatajale, et ta kasutab vale metoodikat pidevalt tema mõjutamiseks. Et teine metoodika oleks pidanud olema, kui see oleks olnud teistmoodi, siis oleks kõik hästi olnud. See oli selline tore, et kunagi varem pole nagu sellist vastust tulnud, kus õpilane ütleb, et ka koolis käimiseks ja puudumiste vähendamiseks tuleb uutmoodi metoodikat kasutada. Kui Kaspar Lätt oli 7. klassis, siis mind sotsiaalpedagoogina Kivilinna koolis kutsuti klassi, sest ta tegi looma hääli laual. Ja siis ma olen seda näidist toonud perekonnaõpetuses järgmised 10 aastat siis peaaegu juba õppeülesandena, mida teha lapsega, kes 7. klassis teeb looma hääli laual. Õpetajad olid täna väga positiivselt meelestatud ja tuli ka mõni huvitav lugu 5. lennu abiturientidest.